autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunni toob teieni Inbank. Inbank on nutikas valik väiksemate igapäevaostude või suuremate tulevikku vaatavate investeeringute jaoks. Enne finantsteenuse lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel pea nõu. Tere kuuled, autotund on tagasi, mina olen ka tagasi, käisin korraks ära. Vaatasin, et Martin Haris tõid vahepeal laadimisteemadel. Kas oli hea saade? Ma pole veel järgi kuulanud. Soovitan kuulata, mina sain targemaks. Said targemaks. Kas läks ka tüliks? Ma vaatasin, et kahe erineva ettevõtte esindajad olid. Siis on potentsiaali ju vaidluseks. Ja, et meil oli Teleport ja Enefit Volt olid laua taga. Oleks võinud ikka rohkem minna. Aga okei, hea see. Ja, see on siis augusti põhimõtteliselt lõpusaade. Võib-olla ta interneti jõuab see saade alles septembri esimesed päevad. Aga põhjus selles, et ma käisin puhkamas, käisin Itaalias ja kui ma vist eelmisel saateles rääkisin, et näis, mis mu rendiautost saab, et nüüd ma saan siis ju jagada, et mis siis sai sellest, et kas ma tõesti sain 11 päevaks Golf 8 156 euro eest. Ei saanud. Päris ei saanud, jah. Oleks saanud, aga olin aus ja ütlesin, et küsiti, kas ma plaanin ka välismaale sõita ja kuna mu reisi eesmärk tõepoolest oli sõita ka välismaale ehk siis Itaaliast välja, kuna oli plaanis külastada 3 erinevat väikeriiki lisaks ehk siis San Marino, Vatikan ja Monaco. Vatikani küll mitte autoga, aga Monacosse minnes tuleb korraks ka Prantsusmaal veel sõita, et ma ei hakanud valetama. Ütlesin ausalt, et jaa, ma lähen ka välismaale ja siis kärutati 60 eurot veel otsa. Ehk et ma sain siis 210 euroga sain rendiauto, piiramatu läbisõit, ehk siis ei loetud mul kilometraaži. Oligi väga korralik Golf, mis väga korralik, selles mõttes nagu ei olnud mingi ront, vaid oligi Golf 8, küll 60 000 sõitnud, rendiauto kohta üllatavalt heas seisukorras, aga ikka vana hea, et kui sa võtad selle kõige odavama, siis ma tegin autot kätte saades, põhimõtteliselt kõnnid ümber auto ja teed video, teed igast väiksest kriimust, ise veel seal sõrmega nüüd, see vist tegelikult on mustus, aga ma ei tea, mingi veetilga jäänus, aga ma igaks juhuks filmin sellega ülesse. Ronid põhimõtteliselt põhja alla sirutad käe ja filmid sealt ka, et ega ei ole mingit vigastust, mida pärast üritatakse sulle kaela määrida. Deposiiti võeti 1100 eurot. Aga siis, kui ma tagasi tõin auto, oli see kontroll, ma ei tea, kas ongi nagu äriplaan või nagu vist ei ole ka igatahes, või oli see lihtsalt väga kohustundlik naisterahvas. Ta leidis ikkagi 2 kohta, mida me ei suutnud minu videost ega ka tehtud piltidest sisse zoomides näha. Ja see oli ikka täitsa raju, ta leidis nagu tagast angelt, ma ütlen, ma seal siis tegin näpu tatiseks ja üritasin nagu, et põhimõtteliselt asi, mis läheb nagu pesus, ma arvan, maha või siis väikse poleerimisega, kui see sellise leidis ja siis ühel tagatiiva seal teraviku pealt oli üks tükk värvi, ta ei olnud isegi metallini väljas, ta oli põhimõtteliselt lakk oli nagu maas, et see võis seal varem olla. Ma ei olnud jälle taibanud filmida, et see on mingi selline asi, mis tuleb tõenäoliselt, et kui keegi, see on mingi kivi saanud sinna, et see ei ole selline, et keegi on sinna vastu tagurdanud või ma ise pandi kõik kirja, aga huvitaval kombel, kuigi nad ütlesid, et deposiiti hoiavad alguses 21 päeva, mis on nagu selles mõttes mõistetav, sest päris tihti tehakse seda, et tuled reisilt siis igaks juhuks, paned kohe selle krediitkaardi kinni, kus sult auto nagu, et sealt ei hakataks korjama. Aga see 21 päev on selles mõttes loogiline, et näiteks kui ma oleks sõitnud hästi palju kiiruskaamerasse kogu aeg, et neil on vaja ju mingid puhvrid. Aga kohe järgmine päev kanti raha tagasi, et järelikult need 2 kriimu ikkagi ei läinud, et see naine ütles ka, et ega tema ei otsusta, et see läheb nagu mingite tehnikutele. Ilmselt siis tehnikud ütles, et tule, mine metsa. Need pole mingid kriimud.
Mis siis veel? Ühesõnaga, rendiautoga lõppkokkuvõttes väga hea kogemus, kõik läks väga hästi. 2300 kilomeetrit sõitsin kiirteedel, see on ikkagi, reisil sa nagu raha, ikka loen ja meel on mõru, aga need kiirdemaksud, et see on ikka, jälle see putka, jälle aken alla, kaart vastu, võtad pileti, 15 eurot, 8 eurot, 19 eurot, et ma panin reisil kulud kirja ka ja ma maksin seal neid teetasusid umbes 120 eurot vist. Et päris korralikult ikkagi. Kütuse, samal ajal kütuse peale kulus mul 180 eurot. Et ma ei tea, inimene, kes on käinud korra Itaalias sõitmas, siis kui siin Eestis paneks keegi mulle kiirdemaksu peale, siis täitsa ja mingi väikse, täitsa maksaks, sest teed olid head, tempo oli jällegi, ma ei hakka numbreid ütlema, aga liikusin, ütleme, üldise liikluse tempos, mis sageli, ei olnud päris see, mis võib-olla seal märgi peal kirjas. Aga kõik niimoodi liikusid ja Veis ütles samamoodi, et kui kuskil on mingid asjad, mida peaks vältima ja tore oli. Et mis mul väike pettumus oli, et ma sõitsin, ütleme, Põhja- ja Kesk-Itaalia suhteliselt läbi. Et ja autokultuur pigem mage. Mitte nagu liikluskultuur, vaid just see, mida ma siis tänavatel näen. Muidugi, Põhjamaa inimesel tore vaadata, kõik Fiat Pandad on koos, uued, vanad, natuke veidraid autosid, aga üldiselt ma käisin ühes automuuseumis, mis oli siis Lamborghini oma. Soovitan, sest ta on hästi, kui te perega reisite, kes väga nagu ei ole sellised autofännid, et selle Lambo muuseumiga sa väga nagu ei piina neid selle pärast, et ta on väike. Seal on vist 5-6 klassikalisemat, aga Lamborghinil ei olegi ju mingit tohutut mudeli valikut. Ja siis teisel korrusel sellised superautode erimudeleid oli seal palju neid. Lamborghini Veneno, Reventon, Sesto Elemento, siis uue kerega Countach, kes teab. Et tore, ilus, tunniga tehtud, tunniga kõik pildistatud, selles mõttes tore. Aga maanteedel, siis tal isegi seal Lamborghini ja seal lähedal on ju ka Ferrari pesa, et mitte midagi. Täiesti tavalised autod. Ja asi hakkas nagu huvitavamaks minema alles. Isegi Roomas ei olnud midagi huvitavat. Ja loomulikult Monaco. Et see Monacos ei pidanud pettuma, et me läksime sinna paariks tunniks. Panime auto kuskil parkimismajja. Ja siis seal kesklinnas, Monaco ongi ainult üks kesklinn. Aga ikkagi lähed sinna kasiino lähedale, kus on see teede ristumine, et kasiino ees on ka, ma ei tea, kuidas sinna neid parkimiskohti, et seal otse sinna kasiino ette mahub umbes 7-8 autot, et kuidas, millega sinna, kui palju sa sellele parkijale pead siis maksma või? See on see mingi vipp pead seal kasiinos olema, et siis saad, et sellega tuleb see parkimiskoht kaasa, et ega niisama sa sinna ei saagi, ma arvan, isegi kui niisama kohe palju raha maksad. Et seal oli paar Rolls-Royce'i, oli paar täiesti tavalist Porsche 911, eks ju, et nagu ei olnud selline, et nüüd C7 või 8 kohta on seal nagu täiesti überklass. Aga sealt lihtsalt see, mis sealt mööda sõitis ja mis liiklus seal, see oli ikkagi, seal oli kohe mul mõnus olla. Ja just mõnus sellepärast, et ega tänu Eestiga liikluspildile, et ei ole ju enam see, et iga Lamborghini või Ferrari võtaks niimoodi kohe rebid kaamera välja, ossa, sealt tuleb see uus 812, ei viitsi enam. Aga mis seal Monacos oli tore, et sa seisad siin ristmik peale, kurvi tagant kuuled, nii midagi tuleb. Et see on selline üllatusmuna, et sa ei tea, mis sealt tuli, näiteks tuli üliheas korras Fiat 500, siuke vana, ja sellele järele kohe McLaren. Ja selle järel kohe Mercedes-Benz SLS või see AMG SLS. Et sa kohe ootad, see on nagu see Forrest Gumpi box of chocolate, et sa kunagi ei tea, mis sealt tuleb ja see teeb selle asja nagu palju põnevamaks. Ja siis muidugi need superjahid ja nii umbes oli.
et ma kuidagi ootasin, et ma ei teagi, mida ma ootasin. Et Põhja-Itaalias ma ootasin rohkem seda, et mitte, et itaallased oleks tohutu rikas rahvas ja peaks kõik sõitma Ferraride ja Lamborghinidega, aga seal on nagu see kant, kus käivad need inimesed sõitmas, kellel need on. Ja seda ma ei näinud nii palju, kui ma millegi pärast eeldasin. Vot, ma ei tea. Itaalia liiklus täiesti okei. Mina, selles mõttes mingit sellist ei ole, et hirmus tuututamine ja kõik need käežestid, mitte midagi. Igal pool Itaalia sandarmeerid mõõdavad kiirussala ja kuskil põõsast. Ei. Lihtsalt sellega on, et muidugi augustikuu turismi tipuaeg, et parkimisega ikka paras. Et mingites väiksemates rannikulinnades, et Porto Venere, üks Liguuria linnadest, neid on seal mitu, palju. Meil oli vaja seal üks tuuleveski üles pildistada ja ma lihtsalt panin pere sinna alla nii-öelda kesklinna maha, nemad läksid seda tuuleveskit otsima ja ma sõitsin seda ühte ringi, kus seal niimoodi natuke mäest üles, kus siis autod parkisid teede ääres, üks parkimismaja oli ka ja ma jõudsin sellega lihtsalt teha 5 ringist, mul ei olnud kuskil nagu, ma ei saanud autot kuskile panna ja ma ei saanud ka seisma jääda tee äärde, et neid oodata. Meil ei olnudki otsest plaani siin linna jääda, oligi vaja see vesti. Ja ma sõitsingi 5 ringi ja kogu selle 5 ringi jooksul ma ei leidnud, ei olnud tekkinud ühtegi vaba kohta ja ka see parkimismaja oli täis. Et see nagu võttis päris mitmel juhul võttis nagu seda reisituju. Sa tead küll, et see nii on. Aga jah, et kui me läksime siis seal veel viimasel päeval Como järve äärde ja siis, sa oled juba tark, sa võtad selle, vaatad, okei, sinna, kuhu me tahtsime jõuda, on mingi üks kilt ja siin parkimismaja näitab, et siin on vabu kohti, siis paned selle auto sinna ära. Sest et kui sa hakkad sinna epitsentrisse sõitma, siis sa lihtsalt jäädki. Et see üle autostumine on seal muidugi ka päris raju. Ma ei tea, et ma muidugi ajakirjanikuna sellise hea meelega oleks tulnud teile siia intriigiga, kuidas kõik läks halvasti ja mida halvasti, aga läks nagu, ütleme, seiklusi, autoteemalisi seiklusi oleks palju olnud, aga õnneks ei olnud. No ma ei tea, tuleme siis Eestisse tagasi. No tuleme, räägi siis sina, mis seiklusi teil siin on olnud? Mina käisin vahepeal Auto24 ja Transpordiameti avaandmeid vaatamas. Lihtsalt kuidagi jäi silma ja huvipärast lihtsalt vaatasin, et mis Teslasid Eestis müüakse, mitte et endal oleks soov osta. Kas mind üllatas tegelikult see, et kui palju on Tesla Model 3-sid Eestis müügil ja siis ma hakkasin huvipärast mõtlen, et palju üldse siis kogu sellest hulgast, mis on registris, palju on müügis, selgus, et 11% on müügis. Et kui need Tesla Model 3-sid on siin kuskil 570, siis selgus, et ongi, et 59 neist praegu on müügis. Ma ei teagi, ma hakkan siis võrdlema, et mis on nagu sarnased autod, mis on, ütleme, ei ole nagu päris eile välja tulnud ja mida on ikkagi mingi kogus ikkagi meil registris ja palju neid müügil on ja tulemused kõik palju madalamad. Et võtame, ma ei tea, mingi Volvo XC40, Mitsubishi ASV, ma ei tea, seal oli, teistel kõigil olid seal, ma ütlen, 2-5%, siis vaatasime Model 3, 11%, miks see nii on? Sa nüüd küsid minult, miks see nii on? Jah. Siis ütleme lahti ütluse disclaimeri mõttes, et see siin on nüüd, meil puudub ju tegelikult teadmine, miks see nii on. Ja, me võime nüüd ainult teoritiseerida. Mingi hetk nüüd toodi Eesti nüüd treilerite kaupa. Ja ma arvan, et see oli, äkki see on see sama, et mingi hetk oli ju see, et see arvamus, et nüüd läheb, et miks on praegult saab uusi elektriautosid suurte allahindlustega, et kõik tootjad tellist laod täis, sest et nüüd tuleb elektriauto revolutsioon. See võib-olla tulebki, ma ei ütle, ma ei ole siin see kraaksuja, kes ütleb, et nägite, et ei tuld. Et võib-olla tuleb ja selle vastu ei ole mul ka otseselt midagi. Aga lihtsalt see tempo on korraks nagu praegult maha tõmbunud. See on ilmselt majanduse ja kõige muu süü ka, et mitte ainult autode. Ja need Model 3-d olid lihtsalt, toodigi neid treilerite kaupa sisse, arvates, et nende hinnad on head. Need saab niimoodi kohe kätte. Tesla suutis toota sellel ajal, kui teised paljud ei suutnud. Ja siis selgus, et aga ei tahetagi nii palju. Ja need, kes huvi pärast
nagu ostsid, et ma ei ütle, et kõik inimesed on nüüd pettunud. Et seda ma ka ei ütle, sest et kui see Model 3 sul niimoodi ilusti töötab ja kõik, ta on väga hea auto, et ta ei ole halb. Aga võib-olla see nagu vaimustus, et okei, proovisin Model 3, ma lähen nüüd millegi peale üle, ma vahetan. Et kõike seda arvesse võttes siis võibki olla, et see uudsus kadus ära, aga need autod, mis sisse toodi ja need on nüüd nagu siis kõik alles ja müügis. Ma teen sulle asja keerulisemaks nüüd. Näh. Tesla Model Y-it on Eestis, ütleme, et 140 tükki vähem, et laias laastus nagu võrreldavad suurusjärgud. Ja neid on müügis ainult 6%. Aga siit ei teinud keerulisemaks, lihtsamaks tegid. Inimesed läksid Y peale üle. Ma ühte inimest tean, kes läks 3-st Y peale. Et lihtsalt ongi, et seni ei olnud, vaata, Teslal ei olnud sellist mahukat pereautot. Oli jah, Model X, aga see poole kallim või rohkem kallim kui Model 3. Et see Model 3 on selline gateway draag või? Jah, et ta on ju tegelikult on pigem väike auto, mitte tegelikult on ta okei suurusega auto, aga X või see tähendab Y siis täitis ikkagi selle niši, mida nagu inimesed, miks nad ostavad kõik tänapäeval linnamaastureid, on see, et inimene tahab, et tal oleks ikkagi väike reserv, mitte see miinimum, mis tal auto suuruse mõttes vaja on, vaid nagu varuga ja Model Y seda tegi ja siis kõik 3 jäid seisma. Ja ega see, ja muidugi okei, võib ka see olla natuke need vastupidavus tabelid ja asjad, mis ei räägi 3 kohta, et see inimesed natuke ehmatasid ära. Ma lihtsalt ütlen vahele ka veel, et Leafide arv, mis on müügis, on kuskil, või protsent on kuskil 3 juures. Arvestades seda, kui palju ma olen nagu Leafe näinud viimasel ajal, kui palju neid müüakse, siis see oli minu jaoks üks üllatavamaid asju. Huvi pärast tegelikult vaatasin, mis nende teiste Tesladega ka on, et tegelikult Model S 18% on müügis. Model X 28% on müügis. Selles mõttes numbrid lähevad siin väikseks, ma vaatasin Model X on registris 42 ja nendest 12 on müügis. Vaatasin võrreldavat asja, Dacia Spring. Nendest 48 on registris, 3 on müügis, 6% ainult. Mul on tunne, et see võib-olla Tesla puhul on see, et paljud inimesed tahavad proovida ja tore on vaata, et on korra nagu omatud, aga siis üsna ruttu tegelikult liigutakse millegi muu peale edasi. Ühesõnaga, paljud inimesed teevad seda, statistika nagu umbes sinna poole suunab. Ja ma ütlen, et raske on, eks ju, see on lihtsalt, Teslaga on lihtne seda võrdlust teha ja Leafiga, et need ühed konkreetsed mudelid ja me teame, eks ju, millest räägitakse, kui sa ütled Model 3. Et kui sa paneks sisse, et kui palju nagu, ma ei tea, on Eestis BMW 3. seeriad ja siis, kui palju neist on müügis, siis see andmestik on, sa pead ju kõigepealt siis aastate ja siis sa pead mootori järgi, et seda on palju raskem välja võtta lihtsalt. Tesla on nagu hästi hea lihtne. Ja, ma üldse ei hakanud nagu sinna minema, et ma ei tea, Passatitsi või Golfi sinna sisse toksida, et sel nagu, ma ei näinud nagu erilist mõtet. Mitu protsenti Eesti Golfidest on müügis? Jah, et sellel nagu ma ei näinud mõtet, aga selles mõttes oli nagu huvitav minu jaoks. Ma ei arvanud, et tegelikult see protsent, mis müügis on üldse nagu nii suur. Mina tegelesin sellega sel ajal, kui see ära olid. Väga tore, tundub, et oli selline suhteliselt vaikne 2 nädalat. Ja vist autouudiste mõttes, kui ma siin läbi käisin, et millest te vahepeal kirjutanud olete, pigem oligi, aga üks suur autoasi, mis siis vahepeal toimus ja kus peamised autouudised tulid, oli Monterey autonädal Californias. Ma ei ole ise sinna kunagi jõudnud, aga tänu oma lemmikpodcastidele, näiteks Smoking Tires, Spikes, Car Radio, ka Intercooler, kõik nad olid seal kohal, kõik nad oma Instagramis ja podcastisest rääkisid, nii et ma olen suhteliselt hästi nagu Monterey autonädalaga kursis, mis koosneb väga paljudest eri üritustest. Et seda nagu ühtepidi võiks võrrelda Goodwood Festival Speediga, aga teisalt nagu ei või ka, sest et Goodwood Festival Speed on pigem selline, kuigi eks see toimub nagu aadli või selle, ütleme Inglismaa, ma ei oska, Graf või Herzogi mõisas ja see kõik on nagu selline väärikalt aadellik ja loomulikult saad sa osta sinna sellise VIP-paketi, mis ka VIP-pakett on, aga
suurema osa sellest festivalist saad sa kätte see tavapiletiga, mis on 60 või 70 naela, eks üks päev või kui ostad 4 päeva passi, siis päevahind tuleb soodsamidki. Siis Monterey koosneb hästi paljudest üritustest ja paljud saad sa ka tasuta, näiteks kui need mingid autod teevad seal ühte kruiisi, ehk siis sõidavad ühest kohast teise. Või kui sa näiteks sätud, seal on selline üritus pühapäeval nagu Quail, ehk siis põhimõtteliselt seal vist on golfi murul on nagu need kõige-kõigemad autod välja pandud. Et ka need sinna kuidagi ju liiguvad ja enamik sõidavad sinna ise, et kui sa sätid ennast õigel hetkel tänava äärdes, sa näed need ära. Et ma nüüd siin enne saadet lugesin päris põhjalikult ja noh, kas nüüd Eestist on mõtet sõita sinna ja vaadata siis neid proovida tasuta, võib-olla isegi on, et saab päris palju näha. Aga kui sa oled nagu nii USAs ja mõtled, läks vaataks seda, ma olen siin Californias ja on Monterey autonädal, et siis tasub sinna kindlasti kohale minna, teha natuke eeltööd, seal on hästi palju tasuta asju ka, mida näha. Seal on ju näiteks kas või see, et autofirmad ostavad päris mitmete tuhandete eest ka hotellid või sellised põhiliste kohtade ees need nii-öelda parkimiskohad ära, et saaks sinna oma mingid uued mudelid panna. Aga kui ma nüüd siin otsin hindu ja kuulanud neid podcast'e, siis näiteks sinna Quail'il, see Quail on see või kõige kallim. Et seal me räägime piletitest umbes $1000 või ka 3000 võib olla. Et seal vist on mingid eripaketid või oleneb, millal ostad. Et see on ikkagi täiesti teine tase juba, et maksta ühe ürituse eest, et siis seal muru peal neid autosid vaadata, mina ei oleks valmis. Muidugi meedia esinen, võib-olla ma räägiks ennast sisse, kui ma õigel ajal teen akrediteeringu. Ja siis on Pebble Beach Concorde Elegance, mis ka midagi maksab. Aga mis siis selle aasta Monterey mis seal siis käinutele ja ka meediakajastust lõpuks saad aru, et kui veel mõned aastad tagasi oli see üritus hästi vanaaegsete autode põhine. Et loomulikult toimub seal ka Monterey auction, kalleid autosid müüakse miljonite eest, aga et need näitus ja need autod, mis seal tulid ja nii-öelda näituste staarid olid, ma ei tea, Düsenbergid ja sellised 30ndate, 20ndate erimudelid, Bugatid vanad, siis eks need on praegult ka seal kuskil olemas, aga kogu see ja siis veel paar aastat tagasi ja eelmine aasta oli meediakära oli siis erinevate elektriliste hüperautode päralt, et kõik mingid tegijad näitasid kas siis oma kontsepte seal, Rimac ja Pininfarina ja kõik niimoodi, et elektrilised hüperautod on see järgmine asi. Siis see vaimustus on suhteliselt kiiresti ka üle läinud. Muidugi Rimac Nevera näitas oma ühesõnaga Rimac Nevera R, mis on selle niigi täiesti jaburalt võimsa ja kiire Nevera, mis on teinud tohutult rekordeid, selle veel kärmem versioon, mille puhul öeldakse 0-100 ajaks vist 1,74 sekundit. Et olid ka need, aga praegult on selge trend on sellised kallid restomoodid. Ja seal olid kohal ikkagi kõik Roof, siis Stadthill näitas selle Porsche GT1, mis kunagi vist 90ndatel selline homologatsiooni auto, selle restomoodi Ferrari 355-st oli väga kihvt, Ferrari 550-st, Lamborghini Diablo, ma kõiki neid nimesid ja tootjaid ma ei suudagi teile praegu meelde tuletada, aga et selle aasta trend on sellised 500 000 kuni, ma ei tea, 2-3 miljonit maksvad restomood või sellised, teate, Roof, Counterworks, et nende autod maksavad jah, seal paari miljoniligi, Singer muidugi loomulikult. Ja pidi olema ka see, et seal paljud omanikud saavad oma auto seal kätte, et see on ikkagi väga-väga oluline klientide, see ei ole niivõrd, miks ka need piletid seal nendel peenetel üritustel nii kallid, et sa ei lähe sinna, kuidas ma ütlen, ma ei taha halvas mõttes, ütleme, et pööblile seda autosid näitama, vaid sa lähed neid autosid sinna ikkagi tegelikult müüma. Et
võib-olla kui ütleme tootjal, noh, BMW oli väga suurelt väljas, nad ju esitlesid seal seda BMW M5 universaali. Et kui nendel on oluline jah, seal ka niimoodi tavatarbijad või siis natuke rikast inimest sihtida, no siis need $2 miljonilist restomood, need ikkagi sihivad seda inimest, kes selle auto ostavad ja paljud said selle auto juba kätte ja kindlasti sõlmiti palju müügitehinguid. Et ikka väga mitu maailma oli seal koos, aga kokkuvõte ongi see, et seal ongi hästi kirju, et sinna tasub kõigil minna, et on nii see 1% või 0,1% rikkaid ja tegelikult on seal vaadata ka sellel ülejäänud 99, kes satub, tavaliselt see augusti lõpus on Monterey Car Week. Mina tahaks minna, ma kindlasti panen selle omale kuskile bucket listi, et kui ma sellel ajal satun Ameerikasse, siis sinna sõitmine on ka, et näiteks kui sa LA-st hakkad, et sinna on päris mitu ilusat teed, mis sinna lähevad, kas või see, nagu ma kevadel käisin, trendid auto ja lähed kohale. Ja sinna sõites ka muidugi tõenäoliselt sa kuskil 100-200 kilomeetri raadiuses ümber selle Monterey, siis seal öeldi ka, et sa võid suvalises restoranis kohata teerses restoranis, et mingi kohalik Koenigsegide omanike klubi on oma 6 autoga näiteks seal just kohvi joomas. Et see ümbritsev elu on kõik keerleb ümber selle Monterey autonädala. See kõik tundub küll tegelikult väga äge küll tegelikult. Tundub asi, kus tundub ise koha peal käia. Aga ma tuleksin tagasi jälle Eestisse selles mõttes, et augustis meil käis ju siin suur teede ehitus siin viimane, et ikka see vana hea, et 1. septembriks saaks ikkagi Tallinnas mingitki teed valmis ja kusjuures oligi seal merepuiesteel nüüd, kui sa oled tagasi võid, seal ongi üks rida nüüd jälle pandud tööle, mis vahepeal oli kinni, nii et siin on märke paranemisest. Ja võt, ma ei olegi, ma olen jah Tallinnas sõitnud, aga ma sõitsin pühapäeval, mis ei ole just suurem asi kangelastegu. Kool ka veel polnud alanud, et ei tea jah. Ei, päris palju oli ikka ju aktuseid ikkagi juba pühapäeval tegelikult. No jah, aga see on eri aegadel ja... Sõitsin ise ka pühapäeval Tallinnas, siis saingi targemaks. Aga tegelikult meil ilmus lugu sellest, et miks ikkagi? No see on vana hea küsimus, et miks ikkagi Eestis teede ehitus nii kaua venib. Et kui me vaatame seda, et kuidas mujal maailmas asjad käivad, siis nagu artiklis oli kirjaski, mujal ehitatakse selle ajaga 100 kilomeetrit, meil 10 kilomeetrit. Et miks see nii on? Kas sina said nagu sellest artiklist nüüd nagu targemaks, et ei saa? See loogiline vastus, et loomulikult tohutult palju takistusi ja kõik ja mis taandub päris tihti ikkagi rahale, et võiks öösel ehitada küll, aga siis läheks ehitus hästi palju kallimaks, aga nagu keegi... Oot. Ütleme nii, et tähelepanelikud inimesed on käinud mööda Tallinna ringi ja näinud, kuidas need ehitusplatsid on mõnel kenal päeval, keset päeva täiesti tühjad. Miks see nii on? Just ma lugesingi sealt, et järelikult betoon kuivab. Või siis oodatakse mingid, ikkagi mina sain sealt aru, et see taandub selles mõttes rahale, et sa ei saa mingid asjad, et sa ei saa hoida omal, ma ei tea, mingid kruusakoormaid 4 päeva rekkadega seal aia taga, et nad saaks kohe kallata, kui sul mingi uus töölõik valmis saab, vaid sellepärast, et siis see oleks topelt hull kulu, vaid et siis, kui sul saab mingi asi valmis, et seal võibki tekkida neid ehituslikke pause sellepärast, et sa ei tee seda üledimensioneerimist, et siis kohe toimub järgmine asi. Kas see on üledimensioneerimine või on see siis hea logistika, et see on nüüd selline hea küsimus, sellepärast, et ma seda vist siin saates ei rääkinud, aga mina juhtusin nägema seda, kuidas seal Tallinnas Paldiski maantee ristis, kus on see raudteerist, ehitati seda jalakäijate läbimurret. Et võeti rongitee alt, kaevati läbi tunnel, kaevati rongitee ülesse, lugesin kokku 5 ekskavaatorit. Seal möllas, tõstis seda pinnast. Ja see tunnel pandi paika öösel kusjuures. Et see tunneli tõste, kus nädala ajaga oli see lõik, oli nädala ajaga valmis. Nädala ajaga pärast sai seal rongiga sõita, et eks nad teevad praegugi veel seal edasi, on ju kõik, aga see põhiasi see, et seda liiklust, rongiliiklust ei segaks,
see tehti ära nädala ajaga, ilmselt Elron ütles, et jah, fine, tehke, aga näed, siin on see 1 nädal keset suve, selle aja jooksul peate ära tegema, inimesed valmistusid ilmselt seal ette selleks korralikult, panid logistika paika, ajasid piisava hulga tehnikat kohale ja tehti ära. Ja sama asi on tegelikult sellega, mis ma sain siin targemaks sellest loost, et teedeehitusfirma Verstoni esindaja seal ütleb, et saaks küll paremini, jah. Ja saaks isegi paremini niiviisi, et see tingimata ei tule kallim, aga see eeldab seda, et see kogu ressursside logistika, selle all nii tööjõud kui kõik need materjalid on paigas ja ilmselgelt on olemas kõik need projektid ja asjad ja muidugi ei leita seal mingid keskaegsete inimeste luukirjasid, on ju. Et see on ka muidugi selline kergelt nagu paratamatu probleem, on ju, mis võib tõesti juhtuda ja mis on tõesti selline ettenägematu. Aga ka selliseks juhuks võiks siis olla nagu kindlad, mitte et hakkame mõtlema, mis juhtub, vaid et selleks on mingi plaan olemas, et kui me nüüd siit üht-teist leiame. Ja lihtsalt korra siia vahele, et ma tahaks vestelda mõne Rooma linnaametnikuga, et kuidas, sest seal oli põhimõtteliselt, seal ei ole võimalik, sa võid visata nagu kivi üle õla ja tõenäoliselt sa tabad kas mõnda Dooria või Joonia sammast või mõnda 2000 aastat vana mingit auku, et kuidas seal toimib üldse mingine tee-ehitus või kinnisvara nagu arendus, sest seal ei ole võimalik, et sa oled kopa maasse, et sealt midagi välja ei tule. Et lihtsalt kõrvalpõikjana. See mulle seal, seda ma vaatasin küll mõeldes just selle sama Tallinna asja peale, et kui, meil on ka jah siin vana linn, aga siin ikkagi põhimõtteliselt on võimalik aeg-ajalt ehitada ka nii, et ei leia mingeid aardeid. Aga seal ka, võt see on. Ja Transpordiameti sõnul muidugi tee-ehitusel liigset jokutamist ei sallita, et jah, raske on aru saada, et mis see liigne siin on ju, ja mis on lihtsalt jokutamine. Aga ma saan aru mingit sest ma nagu saan aru, kuigi okei, seda siin toodi välja, et näed see Pärnu-Uulu lõik, et see sai pool aastat kiiremini valmis, kui see oleks pidanud saama ja seal seal on mingid nagu asjad, et keegi ei tea täpselt kaua talv kestab, millal lumi maha tuleb, millal ära sulab, et need teevad selle asja natukene selliseks ümmarguseks. Ja muidugi igasugused mahuefektid ka muidugi, et kui tuuakse siin, ma ei tea, Poolat või Hispaaniat näiteks, et üks asi on muidugi rahamaht, aga teine asi on ikkagi konkreetselt tööjõu, kruusa ja siis seadmete maht. Et need lihtsalt, et sul on sellised kogused seadmeid õigesse kohta sel ajal üldse nagu liigutada, mitte et sul tegelikult mehed nüüd ühel päeval ei ole kuskil hoopis teisel objektil, sest sellega on veits kiirem või seal tuli mingi jama või et mingid masinad peavad olema, nüüd tuli mingi asi vahele ja nad peavad teisel objektil olema. Mul on tunne, et siin ikkagi see logistika ja planeerimine siin ikkagi on üks selline koht, mis on nõrk ja ta on muidugi nõrk sellepärast ka muidugi, et saaks kiiremini, aga siis tõesti tuleks kallim. Aga võib-olla, vaat siin on see asi, et tee-ehitusel arvestatakse seda kulu, et okei, et see tee läheb maksma siin, ütleme, et võtame siin kuskil mingi Pärnu maantee, et ma ei tea, see lõik siin kesklinnas, et see läheb maksma, ma ei tea, 10 miljonit, on ju. Ja okei, me saame selle teha 15 miljoniga saaks teha oluliselt kiiremini, aga küsimus ongi selles, et nende inimeste ajakulu, nende kaupluste, mis seal ümberringi on, nende saamata jäänud tulu ja pluss veel see, et palju see kõike muud lihtsalt niisama häirib, et seda rahasse panna, seda sotsiaalset kulu, et seda on ka nagu jõle keeruline. Aga nendes arvutustes, vaata, seda kulu ei ole ju niiviisi sees, seda ei mõõdeta, mõõdetakse seda kulu lõpuks, mis see lihtsalt maksma läheb. Jah, et siin loos ju, ma ei tea, Ossinovski toob siin ikkagi konkreetseid, ma ei tea, kui palju ta taustatööd tegi, et näiteks vana hea Soome, ärme räägi Hispaaniast, vaid et siin see sama trammiteed, eks ju, et valmistada rööbaste betoonpadi mujal ja siis see teele paika tõsta nagu Soomes, mitte mökutada töötandril kuude kaupa oodates betooni kivistumist, et mina ei tea, siin tundub nagu ju oleks ka, mis ei ole üldse mingi logistikaga seotud, vaid ma ei tea, otsustega. Keegi on kuskil otsuse teinud ja need otsused siis ikkagi tulenevad numbritest. Jah, et ütleme, et sellel liikluse kinnipanemisel, kinnivõitmisel, et see on nagu see mure, et sellel asjal ei ole korralikult nagu hinda küljes. Et sellel peaks olema ka tegelikult hind küljes, mitte lihtsalt see, et
et küsimus ongi see, et kuidas me saaksime mingit asja teha kiiremini. Ja siis lõpetatakse niiviisi muidugi, et 1. septembriks mingi lõik, faktiliselt avatakse, aga siis seal kuu aega veel inimesed toimetavad ja teevad mingeid järeltöid seal kõrval. Jah, see, et paneme nagu inimeste ajale hinde külge, et see võime ju panna, aga ega see aeg, mille siis, ütleme, linn tellib siis kallima ehituse, maksab, ma ei tea, 5 miljonit rohkem, aga linna eelarvesse see 5 miljonit ei tule tagasi. See inimeste aeg on, jah, muidugi igaühe enda nagu, issand, ma istusin 3 tundi seal, aga ega linna eelarvesse siis ju ei tiksu see tagasi. Ei, miks ei tiksu? See, kui me räägime siin, ütleme, Eesti riigi, ma ei tea, alati räägitakse, et siin tööjõuviljakus on nii madal ja mida iganes. See kõik tegelikult jõuab ju kaarega sinna tagasi ja jah, aga sulle sa ei saa seda nagu, see on niisugune tunnetuslik, et siin majandusteadlased arvutasid välja, et kui nüüd inimene istub 2 nädalat vähem ummikus, siis see toob majandusele nii palju. Aga see raha ei jõua ju konkreetse eelarve rea peale. Mis on sul teed ehituseks ette nähtud, et ta jõuab kuskile müstiliselt majandusse ja upitab seda majandust, aga sul on teed ehituse eelarvel on ikka see raha puudu. Et siis jääb kuskil mõni teine tänav, ma ei ole siin hüpanud linnavalitsuse kaitsele või ka transpordiamet, see sama asi kehtib ka ju suurte teede ehitusprojektide puhul. Siin tihti keskendume ainult Tallinnale, sest see on lihtne, aga mõnikord kestavad ka suured, eks ju, maanteede ehitused väga kaua ja näed samamoodi seda, märgid on välja, sa sõidad mitu nädalat 30-ga mingil lõigul, kus kedagi eriti toimetamas ei ole. Enne kui läheme su proovisõidu juurde, siis vaata ühe asja sa oled nüüd kahjuks võib-olla ilma jäänud, et meil siin sel ajal, kui sa ära oled olnud, siis ja nüüd ilmselt kuni järgmiste kohalike valimisteni välja käib siin selline äärmuste võitlus Tallinnas, mida siis esindavad Kristjan Järvan ja Peeter Pärtel Pere, et Tallinna abilinnaped, et siin seda ilutulestikku ja tulevärki veel seoses Tallinna liiklusega, mul on tunne, et siin saab veel vähemalt aasta aega. Issand, ma ju just tegin, see on see vist see, et ühte kohta tehti ajutine rattatee või pop-up rattatee ja siis nüüd ma kuulen, et kuskilt võeti jälle ära rattatee ja sunniti ratturid kõnniteele, mis pidavad lõppema trepiga, mis on muidugi tõesti geniaalne. Ja Narva maanteelt kaotati bussirida ära, kuigi linna vist plaan oli bussiridasid juurde teha ja nii edasi, et siin see on nagu siin üks linn, aga nad tõmbavad mõlemad 2 erinevasse poolde ja nüüd siin oli juba selle Kristjan Järvani tagandamiseks petitsioon, mis vist läheb. Vist sai isegi allkirjad kokku, aga see on veel jätkuvalt pidi vist avatud olema, et igaks juhuks, et oleks koos, et pärast kui leitakse, et keegi pole üldse Tallinna kodanik, et siis ei lõbus. Täpselt, lõbus, see saab olema lõbus. Aga hästi tore, kui on et ta on mingi tohutu seltskond kuskil ja ma ütlen, ongi tore, et inimesed teevad oma tööd hästi, teevad mingeid strateegiaid. Meil on rattastrateegia, meil mingid asjad, mis siis lihtsalt rahulikult tõstetakse kuskil kabinetis aknalauale ja tehakse midagi täiesti nagu, kas meil on strateegia ja ma ütlen, et me aga miks me siis teeme seda? Kui siis samal ajal ütleb üks vend, et ma ei tea, busside peeglid ei mahu ära, et kas see ei olnud siis teil kuskil strateegias sees, et busside peeglid või nagu? Jaa, aga strateegia tegid hoopis teised inimesed ja nad olid üldse ideoloogiliselt kallutatud ja nii edasi. Siis küll. Jah, ma saan aru, hetkel on naljakas, on vist selle asja teeb lõbusaks see, et mõlemad nii-öelda inimesed on koos valitsuses, linnavalitsuses. Jah. Okei, et sa ei saa opositsiooni süüdistada. Väga lõbus ühesõnaga ja läheb lõbusemaks aina. Okei. Nii. Jaa, õige, mul oli üks proovisõit. See tuleb lühike. Sellepärast, et see oli auto, millega ma sõitsin juuni alguses välismaal. Ja kui me olime sinna välismaale jõudnud ja hästi palju autosid ja kõik ja siis hakkasime sõitma ja siis tuli nagu täpsustus, et et me nüüd siin täpsustame, et selle loo embargo või selle auto avaldamise embargo on 21. august. No nii,
meil on 2 kuud varem tulnud autoga sõitma ja see embargo ja tegemist on siis hästi mõistliku ja tavalise Renault linnamaasturiga, mille nimi on Symbios. Ja see tundus nagu juhe veider, aga seal on ilmselt see, et neil on nii palju tulnud praegu järjest uusi mudeleid ja sellel hetkel tegelikult oli fookus nagu uuenenud Capturil. Ja tõenäoliselt oli see lihtsalt PR-i ja turundusosakonna nagu hirm, et kui me nüüd kohe lükkame selle Symbiosi peale, siis Captur jääb tähelepanuta ja hoiame seda lugu nüüd siis 21. augustini kinni. Selles mõttes veider, et meie hoidsime oma lugu ausalt embargoni, aga paar nädalat varem olid juba need samad Symbiosid Eesti Renault esinduses olemas, seisid väljas ja inimesed said nendega sõitmast käia. Ja siis ma tegingi nii, et kuna ma ei taibanud õigel ajal lugu valmis teha, nagu ikka, kooliõpilase see, et aega on, siis ma läksingi lihtsalt salongi ja tuletasin seda autot omal meelde, istusin siis sinna Symbiosi ja mõtlesin, kuidas see oli. Ja kõrval oli kohe Captur. Ja ma ütlen, Renault on selles mõttes nüüd nagu oma mudeli valiku saanud valmis, ehk et sul on nagu põhimõtteliselt igale vajadusele on sul või auto olemas, juhul kui sulle meeldivad linnamaasturid, sest et ühtegi sedaani ega universaalkirjaga tavalist autot Renault valikus enam ei ole, on väike Clio ja siis tulevad erinevad crossoverid, mis on õudne sõna. Jätkuvalt, kui kellelgi on hea sõna crossoveri kohta, mis ta ei ole päris sama, mis linnamaastur. Crossover on nagu veel, näiteks Megane E-Tech, ehk siis Renault elektriauto, mitte Scenic E-Tech, vaid Megane E-Tech. Ta on nagu et see istumisasend, vaata tead, eks ju, kuidas sa istud sedaani. Sa istud ikkagi nagu alla või põrandale. Ja siis see järgmine on see, et sa istud enam-vähem nagu, sa ei pea eriti kükitama, istud siis, aga nagu linnamaasturi mõõtu ka välja ei anna, et need on crossoverid, näiteks Kodaga Mikk, aga tal ei ole head sõna eesti keelest. Ühesõnaga, hakkab siis selleks ju Clio, siis on Captur, siis on Symbios, siis on peale Symbiosi tuli Austral ja siis on Espace ja siis on Rafale ka. Eri suurused, Espace on juba 7, võimalik ka 7 iste kohta, Rafale on niisugune kupeemaastur ja Symbios on siis Capturist järgmine. Oota, aga sa pead nüüd ütlema selle, et on see nüüd elektriauto? Ei, siis on lisaks 2 elektriautot. Siis on Megane E-Tech ja Renault Scenic E-Tech. Need on 2 elektriautot on ka. Symbios hetkel Eestis ainult 1 mootoriga, mis ongi hübriidmootor, täishübriid. Võin öelda, et kütusekulu on alla 5 liitrise ajale. Ja ühesõnaga, ta on Capturist järgmine ja kui ma neid seal salongis kõrvuti võrdlesin, siis neil on ühesugune kokpit või siis juht istub, see, mis teda ümbritseb, käigukang, ekraan, kõik. Tagaistmel põhimõtteliselt on ka sama palju ruumi. Panen enda järgi roolis paika, enda taha põhimõtteliselt mahun istuma. Põlveruumi on, kõik on nagu täiesti okei, Capturil ka. Ja vahe tuleb sisse pagasiruumis. Et see on päris 700 liitri võrra Symbiosil suurem. Et see ongi täpselt, et kui sa nagu ei vea kogu aeg asju või sul ei ole lapsevankrit või golfikotti või mingit hokivarustust või ma ei tea, mida inimesed üldse oma autodest veavad kogu aeg, siis on Captur põhimõtteliselt täpselt samasugune auto. Symbios on siis, kui sul ikkagi see pagasiruum on oluline, siis võtad Symbiosi. Saad selle kätte umbes 35 000 euroga tippversioonis, umbes 30 000-ga natuke lahjem, nagu varustusest me räägime siis, sest mootor on üks ja sama. Ja täpselt nii ongi. Et ta läheb sellesse rubriiki, mille nimi on ülimõistlikud autod. Et tal nagu vigu on raske leida, midagi sellist vaimustavat ka on raske leida, et ta lihtsalt see, et sul on vaja täpselt nii suurt autot, siis sa lähed ja minge vaadake seda Symbiosi ka. Ilus auto. Terav disain. Rohkelt varustust. Google'i operatsioonisüsteem selle ekraanil, et Google Maps on sul nagu otse juba autos, et sa ei peagi seda telefoniga ühendama. Ja täpselt nii ta ongi. Et
valik lihtsalt suurenes linnamaasturite puhul. Aga naljaks oli jah seda kaks kuud seda lugu niimoodi hoida kinni. Et siis nüüd avalikustada. Ja, ma vaatasin lihtsalt vahepeal ka seda autot ja siis avastasin, et 2017 oli näidatud kuskil näitusel oli näidatud samanimelist autost, kontseptautot, mis oli täiesti teistsugune. Oota, nii, väga hea, et sa välja tulid, ma kohe vaataks, Renault Symbios 2017 või? Jah, kontseptauto pigem ma ütleks võiks siis olla kunagi Renault Avantime'i võib-olla mõtteline järeltulija. Tohutu siis võeti ilmselt see kontseptauto ja otsustati, et teeme midagi täiesti teistsugust. Mitte see kontseptauto laadselt. Ärme seda, üks asi veel, mis ma vaatasin seda Eesti hinnakirja ja siis väga huvitav, et on välja toodud ka see sõiduulatus kuni 1000 kilomeetrit. Ja see tekitas üllatus see, et mitte elektriauto puhul märgitakse ka see ära, et näed täis kütusepaagiga ja siis seal on sama see elektrimootor ka väike linnasõitude jaoks. No väidetavalt jah, 80% linnas nagu sõidaks elektriga. Aga lihtsalt see, et see 1000 kilomeetrit tuuakse ka nüüd niiviisi välja, aga mitte elektriautode puhul. Aga selles mõttes nagu, et Renault on oma hübriididega jõudnud sinna tasemele, kus on Toyota, et need täishübriidid ongi päriselt nagu ökonoomsed. Et siin pole midagi öelda. Et mitmed autotootjad ei ole sellega hakkama saanud, et sa ikkagi võtad sama klassi autod, ma ei tea, näiteks Toyota võtab kütust 5 liitrit, me räägime siis meie testidest, et me ei ole teinud neid paagiga nagu ja me ei ole, et kui palju mul on 10 või 20 000 kilomeetri kulu, vaid sellised meie sellised kiirtestid. Ütleme, et kui Toyota on 5 liitrit, siis konkurendid on 6 või 7 isegi, siis nüüd Renault on jõudnud päris lähedale sinna turuliidrile. Võt, selline saade. Viin siin ennast nüüd siin eluga kurssi, mis automaailmas toimub, aga ma võin öelda, et järgmine saade on meil juba ettevalmistamisel ja seal läheb, ma saan teha tiiseri. Räägime sportautodest, mida Eestis müüakse ja millega me saime nüüd sõita. Selle Eesti autogala raames on juba mitmed aastad ka sportauto valimine ja see aasta oli see ikkagi sai lõpuks niimoodi korraldajatel ette valmistatud, et aetigi 7 erinevat autot kokku ja siis žürii liikmed saidki nendega sõitma minna ja saavad veel eraldi ka mingid sõiduajad, et väga põhjalik ja me saame teha korraliku sportautode saate. Et ma tunnen mitut žürii liiget ja ka Autolehest ja Autogeeniusest olid inimesed kohal, et ma nüüd vaatan, kelle kõige kiiremini ja lihtsamini stuudiosse saab ja siis me teeme korralikult sportauto juttu. Võt nii, aga seniks ilusat kooliaasta algust kõigile. Autotunni toob teieni Inbank. Inbank on nutikas valik väiksemate igapäevaostude või suuremate tulevikku vaatavate investeeringute jaoks. Enne finantsteenuse lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel pea nõu.